Objektiivi raadio. Tervist ja tere tulemast kuulama Objektiivi raadiosaadet. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on Veiko Vihuri. Tere Veiko! Tere Markus ja tere head kuulajad! Täna räägime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna dokumendist. Nimelt on seal välja töötatud niinimetatud riiklik homo- ja sooideoloogia pealesurumise 5-aastaku plaan. Ja me oleme selle plaani läbi lugenud ja kommenteerime seda tänases saates. See on muuseas dokument, mille eesmärgiks on teha, ütleks nii, soo- ja homoideoloogiast Eesti riigi kõikjal kehtiv ametlik suundumus, ametlik ideoloogia. Ja otsesõnu ütleb see dokument ka seda, et meie laste ja noorte väärtusmaailma ja eetiliste tõekspidamiste ümberpööramine kuulub riigi tegevusvaldkonda ning see seatakse ka haridusalases tegevuses eesmärgiks. Ehk siis dokument on tegelikult düstoopiline, kui ma väga lühidalt kokku võtaksin. See on dokument, mille peale mul kajastub ja kangastub kohe palju düstoopilisemad ühiskonnad nagu tänapäeva Inglismaa või ka tänapäeva Saksamaa, kus ühe tweedi või ühe Facebooki postituse peale võib saada vangistust või vähemalt politsei külaskäigu osaliseks. Aga vaatame nüüd selle dokumendi sisse natukene lähemalt ja ma annan sulle alustuseks kohe sõnajärje üle, Veiko. Ja, ma olen ka selle dokumendi avanud ja lasknud silmad üle käia. Ma ei saa öelda, et ma oleksin selle nüüd otsast otsani läbi lugenud, et see on, vajab kindlasti veel süvenemist, aga esimene mulje sellest, mis sealt vastu vaatab, on see, et asi võetakse väga süsteemselt ette. Et see ei ole lihtsalt selline ümmargune jutt, et parandame ja tõhustame ja edendame ja eks kõike seda on seal ka muidugi sees ja selliste visioonide ja üldsõnaliste eesmärkide kirjapanemist ja sõnastamist. Aga ta võtab ikkagi ühiskonna erinevad tahud täiesti selgelt ette ja koostab siis sellise 5-aastaku plaani, nagu sa ütled, tegevuskava siis aastani 2030 ja näiteks välja on toodud siis sellised valdkonnad nagu haridus, õigusruumi kujundamine, õigusloome, kodanikuühiskond ehk siis suhted kõikvõimalike nende LGBT organisatsioonidega, töövaldkond, tööelu, ehk siis kuidas parandada LGBT inimeste siis olukorda töökohtadel, töötamisega seoses. Ja muidugi, mis on nagu üsna rabav, on see visioon välispoliitikast. Et Eestis siis tahetakse teha selline edumeelne riik, või jätkata seda kurssi, sest mingis mõttes ju kogu see poliitika on juba praegu ju olemas, et panna siis teatud LGBT inimestele olulistel tähtpäevadel lehvima siis nende lipp, on see siis vikerkarelipp või siis translipp. Jah, ikkagi siin on öeldud, et Eesti välisesindused heiskavad võimalusel LGBT IQ inimeste jaoks oluliste tähtpäevade ja sündmuste puhul toetuse avaldamiseks vikerkaarelipu. Ja muidugi siis, mis mulle jäi nagu silma nendest erinevatest valdkondadest, et nähakse ette terve rida koolitusi. Ma ei hakka praegu kommenteerima seda haridustemaatikat, mida sa korra mainisid, et tahetakse ümber kujundada noorte väärtusmaailm, et ma usun, et sa saad seda rohkem lahti rääkida, oled rohkem süvenenud sellesse, et aga mina tooksin välja, et siin on ette nähtud koolitused näiteks kohaliku omavalitsuse ametnikele, vanglaametnikele ja paljudele teistele, aga samuti ka diplomaatidele, et nad siis mõistaksid neid teemasid ja nende inimeste muresid. Konkreetselt ma siis diplomaatidest räägin, tsiteerin
Eesti välisteenistust koolitatakse regulaarselt mitmekesisuse ja kaasatuse, sealhulgas LGBTIQ teemadel. Eesti diplomaadid oskavad Euroopa Liidu algatustest tähelepanu pöörata võrdse kohtlemise, soolise võrdsuse ja ligipääsetavusega seonduvatele aspektidele läbirääkimistel ja seisukohtade koostamisel. Need ühesõnaga, Eesti peab siis lausa kogu maailma areenil muutuma selliseks võitlevaks homoriigiks, kes siis pidevalt erinevates kontekstides toob need LGBT plus teemad lauale. Ja seisab siis nende ees, selgitab neid meie diplomaatiline kaader, peab siis omama vastavat vilumust ja loomulikult siis kõik muud riigipalgalised töötajad ka, loomulikult ka õpetajad, ma ei kujuta isegi ette, miks ei peaks näiteks muuseumitöötajad saama spetsiaalse väljaõppe selleks, et mõista LGBT plus inimeste muresid. Nii et seda võiks veel pikalt lahti rääkida ja küllap me seda saates siin erinevatest tahkudest ka teeme ja loomulikult see dokument on ju ka avalikult kättesaadav, nii et kui vähegi otsida, siis igaüks leiab sellega ise üles ja saab tutvuda sellega, et mida see siis ette näeb. Aga mina tahaksin praegu oma tähelepanekud kokku võtta sellega, et ma küsiksin, aga millise õigusega te seda kõike kavandate ja teete? Kas see oli kirjas valimisprogrammides kuskil? Võib-olla teatud erakondadel tõesti oli, Eesti 200 puhul näiteks või ka sotside puhul. Sotse ei ole nüüd tükk aega juba valitsuses olnud, aga ma ei kahtle selles, et ka nemad toetavad seda tegevuskava. See on ju puhtalt ühe poliitilise spektri, ühe osa, ühe suuna, selline revolutsiooniline visioon Eestist, muuta Eesti selliseks neutraalseks paradiisiks, kus kõige erinevamad sättumused ja orientatsioonid ja kogu see vähemuste kirjusus saaks ennast suurepäraselt tunda ja selleks, et nemad saaksid ennast suurepäraselt tunda, tuleb tegeleda kogu ülejäänud ühiskonnaga, et luua selline keskkond, selline kooliharidusest alates, noorte koolitamisest ja noorte väärtuste kujundamisest alates siis kuni tõepoolest diplomaatilise korpuseni välja, et diplomaatiliste välisministeeriumi töötajateni välja, keda siis tuleb ümber õpetada ja vastavalt siis kurssi viia nende uuemate suundumustega. Millise mandaadi alusel te seda plaanite, kavandate ja teete ja veel aastateks 2025-2030? Teatavasti 2027. aastal tulevad parlamendivalimised ja siis on tõenäoline, et hoopis teistsugune võimuliit sünnib, hoopis konservatiivsemad erakonnad tulevad võimule. Ja mis siis sellest tegevuskavast saab, ma ei oska praegu öelda. Aga see näitab seda, et tegelikult meil oleks nagu tegemist selliste, ma ei tea, juunikommunistidega, nagu ma aastal 2023 ka neid abielu väärastajaid ja rüvetajaid nimetasin, et selline revolutsiooniline kaader on haaranud võimu, saanud võimuhoobade juurde ja nüüd lihtsalt täiesti tuimalt tegutseb oma maailma nägemise, oma sellise revolutsioonilise ideoloogia elluviimise nimel ja neid absoluutselt ei huvita, mida ühiskond võiks sellest arvata, mida valijad, mida inimesed, tavainimesed Eestis võiksid kõigest sellest asjast arvata. Vaid nad lihtsalt kasutavad ära seda, et nad on praegu võimul, keegi neile vastu rääkida, selles mõttes vastu rääkida ei saa, et loomulikult saab teha kriitikat, aga seda ei kuulata. Nii et ükski praegu olemasolev opositsioonipartei seda ka kõige suurema tahtmise korral väärata ei saa, sest tegevuskava on juba allkirjastatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi siis juhi minister Keldo poolt ja on siis hakanud kehtima. Kuidas nüüd tulevikus seda ümber vaadata saab või ära muuta saab, seda ma ei oska öelda, peaks siis saama, kui minister ta vastu võtab, siis saab teine minister selle tagasi võtta. Aga küsimus on selles, et miks üldse tehakse selliseid kõike hõlmavaid ja kaugele ulatuvaid plaane, mis näevad ette ühiskonna sellise väärtuste vundamendi
maha lammutamise, ära lammutamise ja hoopis teistsuguse väärtussüsteemi sisse toomise. See on minu meelest kõige esimene küsimus, mida tuleks küsima hakata nendel tüüpidel. Edasi muidugi on väga palju küsimusi seoses kogu nende muude kavatsustega või konkreetsete kavatsustega, mida nad on sellesse dokumenti sisse kirjutanud. Loomulikult vihakõne teemad on ka seal sees, et olgu ka see praegult ära märgitud ja ma annan sulle sõnajärje tagasi. Ja, seda dokumenti lugedes hakkab esimesena silma kohe see, et tegu on sellise tõepoolest väga laiahaardelise ja kui kasutada sellist mõistet, siis interdistsiplinaarse dokumendiga. Ehk siis homoideoloogiat ja sooideoloogiat üritatakse juurutada vaated kõikidel riigielu tasanditel, tõepoolest kuni siis välispoliitikani välja, kõikides sisepoliitika tasandites, aga ka tegelikult välispoliitikas. Ning põhimõtteliselt asetatakse kogu Eesti riik vaata, et peaaegu kõikides aspektides sellise revolutsioonilise soo- ja homoideoloogia teenistusse. Ning loomulikult paistab siit välja see, et teostatakse põhimõtteliselt sellist eeliskohtlemist vähemusgrupi osas, milleks siis dokument nimetab LGBTIQ inimeste grupi. Et kui me asetaksime dokumendi LGBTIQ inimeste asemele ükskõik millise teise vähemusrühma, siis võime küsida, et huvitav, et miks selliseid dokumente pole välja antud. Et ma tegin siin ka hiljuti kommentaari sellel teemal ja küsisin ka seda küsimust, et miks ei ole Eestis ühtegi sellist dokumenti, mis asetaks selle LGBTIQ asemele näiteks sõna pere või paljulapselise pere. Paljulapselised pereinimesed, nendel, kellel on lapsed. See oleks nagu asi, mis oleks tõsiselt oluline Eesti ühiskonnal olukorras, kus me elame üle demograafilist kollapsit ja kus meil on iga aastaga numeeriliselt sünnib iga aastaga vähem lapsi ja kus meie sündimuskordaja on kõvasti alla seda, et Eesti rahvas võiks ennast taastoota. Miks ei ole selliseid dokumente, kus tõesti Eesti asetab oma peamiseks eesmärgiks pereinimeste heaolu, mis on ka ühtlasi põhiseaduses. Paljulapselised pered on riigi erilise hoole all, ütleb meie põhiseadus. Miks selliseid dokumente välja ei too? Aga ei, meil on selline rangelt ideoloogiline dokument, mis võtab siis selle ühe vähemusgrupi ja üritab selle vähemusgrupi õiguseid kõikides riigielu valdkondades, ka erinevate koolituste ja ajupesu selliste aktsioonidega edendada. Kui veel nagu üldiselt mainida selle dokumendi peamist nagu, kuidas öelda, suunitlust, siis muidugi tundub esimesena, et kui lugeda seda dokumenti, et see on selline uuskeelne dokument. Ja kui me oleme algusest peale rääkinud seda, et homoideoloogia üheks peamiseks eesmärgiks on teha ühest seksuaalkäitumisest, mis tegelikult on inimloomuse vastane ja kristlasena ütlen ka ebamoraalne, teha see normaalseks, normaliseerida seda, siis see dokument tegelikult on üks võib-olla selle kõige paremaid või edasi arenenumaid näiteid üldse. See on selline uuskeelne dokument, kus kogu selline käitumine on normaliseeritud ja muudetud riiklikuks poliitikaks. Homo- ja sooideoloogiat edendatakse sellise bürokraatliku, asjaliku, tehnilise ja võiks öelda, et nagu vastuvaidlemist mitte kannatava tooni ja keelega. See on enam-vähem nagu mingisugune, ma ei tea, parteidokument, nagu ma olen nimetanud seda 5-aastaku plaan. See ongi 5-aastaku plaan, sellepärast see näeb siis tegevuskava aastast 2025 kuni 2030 ette. Ja see dokument toob siis välja, et see on nagu enam-vähem kõige tavalisem asi, mille vastu me ei saa või pole mõttekas või pole sünnis enam rääkida. Sellest asjast on saanud riiklik poliitika. Ja see on nagu esimene asi, millega inimesi üritatakse maha tampida või vähemalt neid, kes selle dokumendi suhtes kriitiliselt meelestatud on, maha tampida.
kui me nüüd tuleme selle sisu juurde, no me võiksime palju rääkida võib-olla sellest, et need aluspõhimõtted, mida siin välja tuuakse, on puhtalt nagu loosunglikud loomulikult, aga mainimise korras võib öelda, et aluspõhimõteteks on see, et Eesti on toetav LGBTIQ inimeste suhtes, Eesti on kaasav nende inimeste suhtes, Eesti on turvaline koht nendele ning visioon on see, et Eesti on siis tähestiku rahvale ja tähestiku inimestele suurepärane koht elamiseks. Tsiteerin, meil kõigil on olemata seksuaalsest sättumusest, sooidentiteedist, soolisest eneseväljendusest või sootunnustest võrdsed võimalused elada täisväärtuslikku elu tervelt, kaasatult ja hoitult. Nii. Aga mina küsiksin nüüd selle peale, et kas Eesti Vabariigi seadused ei kehti või? Kas Eesti Vabariigi seadused teevad mingisuguse erisuse eelkõige seksuaalse sättumuse osas? Kas Eesti Vabariigis ei saa tööd tänu sellele, et keegi on ennast määratlenud ühe seksuaalse sättumuse alusel? Kas Eesti Vabariigi seadused ei kehti kõikidele inimestele, kes siin kodanikud on ja ka nendele, kes on siin riigis residendina? Kehtivad küll. Ja nad kehtivad võrdselt kõikidele. Et tegelikult ei saa aru, et miks selline dokument tehtud on, kui Eesti Vabariigi seadused kehtivad ja võetakse tõsiselt seda, et nad kehtivad kõikidele ning nad kehtivad võrdväärselt kõikidele. Loomulikult me saame aru, miks see dokument tehtud on, see on ühe ideoloogilise suuna süstemaatiline edendamine ja revolutsiooni kaudu ühiskonna hoiakute muutmine. See on selle dokumendi eesmärk. Ja kuidas neid hoiakuid siis muudetakse? Ma juba siin mainisin seda, et esimesena võetakse esile kohe haridus. Ja haridusvaldkond on väga oluline selles dokumendis, aga siis tullakse ka juriidika juurde ja seadusandliku valdkonna juurde, aga ma mainin kohe siin dokumendi alguses ära seda, kuidas kirjeldatakse siis seda, et milline peaks olema kool. Igal lapsel ja noorel, ütleb see 5-aastaku plaan, on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid. No vaadates jälle kooli programmi peale, ma ei usu, et keegi seda väga palju takistab tänapäeva Eesti koolis. Siiski, ja nüüd tullakse põhiküsimuse juurde. Noorte valdkonna kaudu kujundatakse väärtusmaailma ja eetilisi tõekspidamisi, süvendades noortes avatust, hoolivust ja lugupidamist enda ja teiste vastu. Ehk siis dokument asetab expressis verbis eesmärgiks noorte ehk meie laste ja noorte, eetiliste tõekspidamiste ja väärtusmaailma kujundamise. Ehk siis selle, kui vaja, siis ümberkujundamise, vastavalt selle dokumendi eesmärgiks olevatele põhimõtetele ja ideoloogiatele. Ning kui laps on kodus saanud mingisuguse muu kasvatuse, siis riiklik homo- ja soo ideoloogia ja propaganda asetab eesmärgiks lapse ümberkujundamise haridusasutustes. Kui me vaatame siis haridusasutuste plaani, siis siin on väga huvitavaid punkte. Nii, no 113 punkt siin haridustegevuse juures, mida on pandud vastutama Haridus- ja Teadusministeerium ning Harno, ja see peaks olema tegelikult valmis siis juba 2026. aastaks. On pandud ka tähtaeg, et millal selline programm peab valmis olema. Ja siit loeme sellist asja. Haridus- ja noorte valdkonna strateegilistes dokumentides pööratakse tähelepanu LGBTIQ õpilastele ja noortele kaasava, toetava ja turvalise keskkonna tagamisele. LGBTQ teemad on kajastatud muuhulgas HTM-i haridus- ja noorteprogrammis ning Harno strateegias. Ning tsiteerin edasi ja see on nüüd kõige olulisem. Haridus- ja Teadusministeerium koostab soovituslikud juhised õppekavade rakendamiseks ning õppeprotsesside kirjeldused, milles selgitatakse, kuidas saab LGBTIQ teemasid käsitleda sobivates seostes erinevates ainevaldkondades. LGBTIQ teemasid on võimalik käsitleda näiteks põhikooli ja gümnaasiumi ainevaldkonnas, sotsiaalained, ajalugu, inimese õpetus ja ühiskonnaõpetus. Ehk siis Haridusministeerium selle plaani kohaselt on sunnitud viima ellu homopropagandat
nendes sotsiaalainetes ja koostama juhiseid õpetajatele, kuidas neid ideoloogilisi punkte nendes konkreetsetes programmides, siis ajaloo, inimeseõpetuse, ühiskonnaõpetuse programmides kajastada ja edendada. Loomulikult tuuakse siin kohe sama soojaga välja erinevad koolitused õpetajatele, mida on vaja selleks, et õpetajad oleksid ikkagi vastavuses selle temaatikaga ning see on üks tasand, mida see dokument rihib, ehk siis haridussüsteemi ümber kujundamist riikliku nii-öelda siis nüüd ametliku homopropaganda raames. Räägitakse loomulikult mitte ainult sellest seoses koolidega, vaid räägitakse sellest ka seoses tervishoiuõppega ning haridusasutuste õppeprogrammidega. Ka seal on vaja juba inimesi koolitada selles vaimus, et nad oskaksid siis seda homopropagandat võimalikult valutult edastada. Nii tervishoiutöötajad kui ka õpetajad, mainida tasub ka politseinikke loomulikult ja vangivalvureid ja teisi, kellele ette söödetakse need süstemaatilised programmid, millega nad saavad siis seda homopropagandat edendada ja neid nõutakse, neilt seda asja. Kui meie 2012. aastal rääkisime sellest, et sellist programmi hakatakse Eestis edendama, kui me tulime välja sihtasutusega perekonnatraditsiooni kaitseks petitsiooniga kooseluseaduse vastu ja hoiatasime, et see on tulevik, siis tänane dokument, see, mis meil nüüd käes on, see seda just nimelt edendabki. Ja siin on küll öeldud seda, et need on programmid, mis on õpetajatele ja haridustöötajatele mõeldud nii-öelda informatsiooni korras edastamiseks ja koolituste korras omandamiseks. Aga võite nüüd ette kujutada, milliseid probleeme hakkab olema nendel inimestel, kes südametunnistusele tuginedes ütlevad, et mina neid asju ei kavatse edendada koolis. Mina seda riiklikku viisastaku plaani ei kavatse juurutada oma enda koolis. Võite hakata nüüd mõtlema, milline on selle tulemus, kui see on riiklik propagandaplaan või riiklik suundumus, mis ette nähakse haridusministeeriumi tasandil. Loomulikult need õpetajad saavad lahti ja täpselt sellisest asjast me hoiatasimegi ka selles petitsioonis, mis aastal 2012 esimest korda välja tuli. Ja tegelikult siin on veel väga palju olulisi aspekte. Ja üheks oluliseks aspektiks on eelkõige siis õigusruumi osas see, mis ette nähakse ja see on võib-olla jäänud kahe silma vahele mõnel inimesel. Ja õigusruumi osas astutakse tegelikult samm edasi sellest, mida praeguse abielu rüvetamisega on tehtud. Perekonnaseisutoimingute seaduses kaasajastatakse sooandmete muutmist puudutavates sätetes kasutatavat terminoloogiat, ütleb see viisaastaku plaan. Ja see peaks olema siis tehtud Siseministeeriumi poolt 2027. aastaks selle viisaastaku plaani kohaselt. Ning järgmine punkt on eriti huvitav. Analüüsitakse võimalusi sooandmete muutmise menetluse kaasajastamiseks. Seal hulgas käsitledes menetluse muutmist tahteavaldusel põhinevaks. Mida see nüüd ütleb? Tõlgime selle ümber. See ütleb seda, et analüüsitakse võimalust muuta Eestis korda niimoodi, et inimesed võivad tulla rahvastikuregistrisse ja ütelda hoolimata sellest, milline on nende tegelik sugu, et nad tunnevad ennast tänasel päeval naisena. Ja nende sugu on vaja, või ma ei tea, mehena, kui nad on naised, naisena, kui nad on mehed, ja nende sugu on vaja ümber arvata ja vastavates dokumentides ka kajastada. See on see, mida Soomes tunti nüüd paar aastat tagasi läbi surutud sugupooli laina, ehk siis sugupoole seadusena, mis läbi suruti samamoodi, ja mille eesmärgiks oligi see, et inimene ei pea isegi ette näitama enam oma mutileeritud keha või hormoonidega
tüsistatud keha, et ütelda, et ta on justkui vastassugupoolde kuuluv isik, vaid nüüd võib siis tahteavalduse alusel hakata oma sugu muutma. See on esialgu pandud veel nüüd analüüsimise objektiks, et kuidas see võiks teostuda Eestis. Aga see analüüs viitab väga selgele tasandile, see on revolutsiooni järgmine samm, millega soovitakse nii-öelda nüüd sugupoole või soo mõiste juba radikaalselt ümber kirjutada. Abielu mõiste on radikaalselt ümber kirjutatud ja rüvetatud, aga nüüd on vaja teha see järgmine hüpe, nüüd on vaja teha järgmine samm ja selleks on soo mõiste hägustamine ja soo mõiste sidumine põhimõtteliselt tahteavaldusel põhinevaks aktiks. Ja riigi kohustus seda tahteavaldust loomulikult arvesse võtta kõikes muus oma dokumentides, rääkimata ka käitumises. Inimene, kes kui mees on teinud seda, et ta on läinud ja kulutanud ennast riigi ees naiseks, siis võib ta loomulikult ilma igasugust karistust kartmata astuda sisse naiste duširuumi, kuna ta on naine, sooliselt naine, kuigi tal ei ole mitte midagi, mis viitaks naise bioloogilisele soole ja vastupidi loomulikult ka. Loomulikult võib mees sellise ideoloogia kohaselt ja sellise praktika kohaselt tunnistada ennast vahetult enne vanglakaristuse saamist riigi ees naiseks ning minna meestevangla asemel naistevanglasse oma karistust pidama. Sellega kaasnevad väga, väga tõsised ja absurdi jõudvad juhtumid ja Soomes on see reaalsus, mitmetes Euroopa riikides on see reaalsus ja nüüd Eesti revolutsiooniline kaader haridusministeeriumis, aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrdse poliitikate osakonnas nügib Eestit sinna samasse suunda. See on üks peamine punkt täpselt samamoodi nende haridusprobleemide ja meie laste eetilise ja moraalse ja maailmavaatelise kujundamise kõrval. Aga siin on veel muidugi igasugust muud kraami veel, mida tasub kommenteerida, aga ma nüüd annan sinule sõnajärje üle. Ja mulle tuli vahepeal meelde kevadest minu lemmiktegelane Köster, kes siis ütles Tootsile, et Jumal on sind loonud oma vihas kohutavaks näituseks. Ja kusjuures lemmiktegelane on Köster minu jaoks sellepärast, et ta tõeliselt hoolis Tootsi hingeõndsusest. Õpetaja Laur oli liberaal ja ütles, et kui sa tervet rehkendust ei jaksa, et tee pool. Et lubas nagu kergema vastupanu teed minna, aga Köster nõudis ja hoolis selle sõna tõelises mõttes, hoolis inimese igavikulisest hingeõndsusest. Aga olgu see nüüd väike vahemärkus lihtsalt, et see lause tuli mulle meelde seoses sellega, et ma jäin mõtlema, et praegu on Ameerika Ühendriikide ametis olev administratsioon, Donald Trumpi valitsus, teinud 180 kraadi kannapöörde ja süstemaatiliselt lammutab seda revolutsioonilist poliitikat, revolutsioonilist ideoloogiat, roogib seda välja, võiks seda muidugi teha veelgi ulatuslikumalt, veelgi süsteemsemalt, aga vähemasti ütleme, need kõige radikaalsemad suundumused, eriti mis seda transsoolisust või vulasoolisust ja nii edasi puudutavad, et need on ilmselt pandud seisma, see revolutsiooniline projekt. Aga tõepoolest, et miks on Jumal lasknud, kui nii küsida, või küsimust nii püstitada, meie rahval või meie riigil saada selliseks kohutavaks näituseks maailmale, kes siis nagu kõige viimasena võtab selle revolutsioonilise ideoloogia omaks ja üritab seda hambad ristis nüüd hakata kopeerima ja ellu viima 5 aastaku plaanide kaupa. See näitab, et revolutsioon kui selline liikumine või protsess on ennast sisse söönud väga sügavale meie riikluse hinge, kui nii võiks öelda. Et ma ei tahaks siiski ütelda, et rahva hinge,
sest kui inimestega suhelda, siis mul jääb küll hoopis teistsugune mulje, et inimesed ikkagi jaatavad normaalsust ja saavad aru, mis on õige ja mis on vale. Lihtsalt Eesti inimesed on tõepoolest tolerantsed, ei taha tõtata kedagi hukka mõistma ja pigemini siis mõeldakse niimoodi või tuntakse niimoodi, et et mis see minusse puutub, et las siis neil olla ka natukene parem elu ja las siis riik tegeleb nendega. Aga siin tulebki nüüd see teine probleem, et üks on see, et Eesti on kuidagi klammerdub selle revolutsiooni liikumise külge ja üritab nüüd ise avangardis olla või vähemasti selle avangardiga kaasa lohiseda kõige dogmaatilisemal viisil. Aga see teine probleem, mis siit välja tuleb, on teatav resignatsioon või leppimine inimeste seas, ka nende inimeste seas, kes tegelikult on olnud kogu aeg revolutsioonilise liikumise suhtes leppimatult meelestatud või võitluslikult meelestatud ja sa näed, vähemasti mina näen mõnede inimeste pealt, kuidas aasta-aastalt tuleb juurde sellist mõtteviisi või sellist mingisugust hoiaku muutumist, et mis ma sinna ikka teha saan, et las siis olla niimoodi, küll siis kunagi paistab, mis sellest asjast saab ja ühesõnaga nagu ma näen sellist käega löömist, eriti kui me räägime just sellistest kõige võikamatest revolutsiooni käikudest, nii nagu see dokument praegult meie ees on. Et kui me alustasime võitlust kooseluseaduse vastu enne 2014. aastat juba ja ütleme, see siis kulmineerus 2014. aastal, kui see eelnõu jõudis kevadel parlamenti ja siis oktoobrikuus sai valmis ka siis selline poolik seadus. Et siis sai ju tegelikult need asjad kõik lahti räägitud. Täpselt nagu sa ütlesid, et inimesi sai hoiatatud selle eest, mis tuleb. Ja meil on see ju kogu aeg olnud selge, et täpselt nii see on. Ja siis tõesti mingi osa inimesi nagu teadvustas endale seda probleemi ja tuldi välja võib-olla kõige siiramate kavatsustega tuldi välja, et tõesti hoida sellised arengud Eesti riigis ära, Eesti ühiskonnas ära. Me näeme, kuidas tegelikult selline lääne revolutsiooniline laviin on siin meid kõiki üle ujutanud ja selle vastu just, kui ei saa mitte midagi teha, me saame ainult sedastada, teeme tänagi ju järjekordset saadet, raadiosaadet revolutsiooni uuematest käikudest ja arengutest ja suundumustest, aga peale rääkimise nagu reaalset jõudu kätte ette panna või midagi ümber pöörata, justkui meil ei ole või tundub, et me seda takistada ei saa. Aga ma arvan, et mida tuleks rõhutada on see, et kõige vähem aitab siin kaasa selline resigneerumine või väsimine või käega löömine. Et meile on siiski antud see elu siin maa peal ja konkreetse rahvuse liikmena, konkreetse riigi kodanikuna, elanikuna on antud see elu siiski selleks, et me seisaksime õigete asjade eest, et me tunnistaksime tõde, et me ei teeks koostööd valega, et me omalt poolt teeksime kõik, et vale ei võtaks võimust, et vale ei muutuks normiks, nii palju kui see meist sõltub. Ja ma arvan, et igaüks siin saab midagi ära teha. Ole sa siis kooliõpetaja näiteks ja sa saad sellised juhised haridusministeeriumist ja on sinu otsustada, et kuidas sa neid juhiseid hakkad täitma või mida sa peale hakkad. Tegelikult ega meie rahval on ju kogemus ju täiesti olemas sellisest ideoloogilisest ajupesust ja nii kooli ideologiseerimisest kui tegelikult kogu ühiskonna ideologiseerimisest. See oli ju nõukogude ajal, 50 aastat. Väga hästi mäletan oma kooliaega seda, mida kooliõpetajad rääkisid, mida nad aktustel ametlikult pidid rääkima, panid sinna kohustuslikud laused, kohustuslikud sõnad sisse ja mida nad meil eraviisiliselt ütlesid. Nii et ma usun, et tegelikult meil igaühel on oma
roll selles võitluses selle eest, et taolised hullumeelsed, sõgedad, revolutsioonilised ideoloogiad ei pääseks võidule või et nad ei veenaks ära meid, et tegemist on õige asjaga. Sest see on kõige hullem, mis võib juhtuda, et kui head inimesed ja arusaajad inimesed enam ei hooli või ei suuda hoolida, siis see tegelikult revolutsiooni vale, kogu see hullumeelne sõgedus ja vale võtabki uute põlvkondade, noorte põlvkondade südametes maad ja inimesed enam ei saagi aru, mille üle see vaidlus on siin nii pikki aastakümneid käinud. Et mina nagu paneksin rõhu sellele, et kutsuksin inimesi üles mitte selle ideoloogiaga kaasa minema ja küll me leiame omal ajal need õiged viisid, kuidas oma vastuseisu väljendada. Siin on tarvis nii kodanikuühiskonna koondumist kui ka tegelikult poliitilist koondumist konservatiivsete erakondade poolt ja võib-olla siin ongi õige koht ja õige aeg küsida näiteks, et mida Isamaa ja Keskerakond sellest dokumendist arvavad. Ma just täna, kui me seda saadet hakkasime salvestama, enne seda nägin EKRE esimehe Martin Helme pöördumist just nimelt selle sama dokumendi, selle sama tegevuskava teemal, kus ta siis väga selgelt väljendas EKRE seisukohta, et EKRE ei ole sellega nõus, aga EKRE üksi, Konservatiivne Rahvaerakond üksi ei suuda seda tõenäoliselt tühistada, ärahoidmisest rääkimata, sest tegelikult see on juba ju allkirjastatud dokument, see ei ole mitte ainult selline draft või mustand või projekt, vaid see on ikkagi juba kehtiv dokument, ma saan aru. Et siin tulebki küsida Isamaa ja Keskerakonna juhtide käest ja ma arvan, et paljud inimesed peaksid seda tegema, küsima, esitamagi otse selle küsimuse, et mida te teete selle konkreetse dokumendiga. Kas te tühistate selle dokumendi, juhul kui teie erakond pääseb pärast järgmisi Riigikogu valimisi valitsusliitu ja on reaalne võimalus seda siis ümber vaadata, ära tühistada. Et peab olema ka sellist poliitilist survet poliitikutele, et nad seda tunneksid, sest ma pigemini kardan seda või kahtlustan seda, et millest me oleme ka siin varasemates saadetes rääkinud, et Isamaa ja ka Keskerakond on võtnud juba sellise konjunkturistliku hoiaku, et meie nende kultuurisõdade teemadega enam ei tegele, et oli mis oli ja EKRE siin ju räuskas ja Reformierakond siin ka surus ja et meie nüüd tuleme siin Eesti majandust korda seadma, Eesti kaitsevõimet tugevdama ja meil on siin hoopis tõsised probleemid ja mitte need sooteemad ja need kultuurisõja teemad, et meie ei tegele. Mis tähendab tegelikult seda, et me lepime ju sellega, mis on juba tehtud. Me lepime abielu rüvetamisega, me lepime kooseluseadusega, me lepime ka selle konkreetse dokumendiga, me ei muuda siin, kuna see olevat siuke teisejärguline ja päh kultuurisõja temaatika, millega meie nüüd oma puhaste riietega nagu ei taha üldse tegemist teha, et meil on siin nagu tähtsad asjad. Et see on ka väga oluline, et tegelikult meie valijad praegu annaksid selge signaali Keskerakonnale ja Isamaale ja miks ka mitte teistele erakondadele, miks ka mitte nendele nii-öelda liberaalse frondi erakondadele, et me ei ole teile andnud mandaati sellise ideoloogia juurutamiseks pea kõigis Eesti eluvaldkondades, sest see on ju tõesti kõikehõlmav plaan, see ei ole ühe ministeeriumi plaan, see on ikkagi valdkondade ülene plaan. Majandus-kommunikatsiooniministeerium oli see, mis juhtis seda, see võrdsuspoliitikate osakond juhtis selle asja vastuvõtmist, aga tegelikult see on ju valdkondade ülene plaan ja sellel peaks olema kõigepealt valijate volitus sellist asja üldse ellu viia meie ühiskonnas. Peaks olema inimeste nõusolek, et me oleme nõus, olgu peale, tehke nii, aga seda ju ei ole.
ja seda ei ole ka lubatud, seda ei ole ka valijate ette toodud. Nii et juba see on põhjus, miks tegelikult selle teemaga edasi minna ei tohiks ja loomulikult asja olemus ise on õõvastav, on perversne, olgem ausad, ja tegelikult puhtratsionaalselt see ei tule ka kuidagi ju meie riiklusele kasuks, vaid vastupidi, see lammutab meie ühist väärtusbaasi, see soodustab kõiki neid tendentse Eesti riigi elus, mis ongi selle riigi sellisesse olukorda toonud, nagu me täna oleme, väga tõsised demograafilised probleemid, väga tõsised vaimsed ja ma ütleksin isegi vaimulikud probleemid, mis on ühiskonnas välja tulnud. Et see on revolutsiooniline ideoloogia, on hävituslik ideoloogia. See on midagi, mis hävitab meie hinge, mis hävitab meie moraali, meie südant ja sellisena tuleks täiesti selgelt ja resoluutselt tagasi lükata. Ma loomulikult nõustun sinu mõtete ja üleskutsega täielikult, et kui rääkida revolutsiooni eesmärgist, siis kahtlemata üks neid eesmärke ongi see, et inimesed väsiksid, et inimesed resigneeruksid, et nad enam ei oleks tahtelised ja võib-olla ka võimelised vastu astuma sellele revolutsiooni marsisammule, millega ühiskonda tüüritakse ja marsitatakse kuristiku poole. Ja see, et revolutsiooni ja selliste võrdsuspoliitikate osakondade interdistsiplinaarsed dokumendid välja antakse, need dokumendid ei tee sellest mingit saladust, et see on nende enda eesmärk samuti. Nende enda eesmärk on kujundada eelkõige hariduspoliitika kaudu meie laste eetilisi arusaamu, meie laste maailmavaadet, seejärel kogu ülejäänud ühiskonna eetilist maailmavaadet ja räägib see dokument, kui vaadata siia veel sisse korra, täiesti avalikult, et need ongi need mõõdikud, need kvantitatiivsed näitajad, mille kaudu saab hinnata selle 5-aastaku plaani eesmärkide täitmist või täitumist või mitte. Nii, siin on üks peatükk nimega mõõdikud. Ja see peatükk räägib põhimõtteliselt sellest, et üheks ja peamiseks mõõdikuks on see, millised on ühiskonna avaliku arvamusvälja hoiakud. Millisel viisil on 5 aasta jooksul suudetud ühiskonna hoiakuid muuta. No siin on üheks mõõdikuks näiteks selline ILGA Europe, see on Euroopa Liidu poolt finantseeritud Euroopa ülene homoorganisatsioon, selle LGBTIQ inimeste õigusliku korra indeks. Ma ütlen, et ma ei tea, millest see indeks koosneb ja ju ta koosneb mingisugustest ideoloogilistest konstruktsioonidest, mida siis hinnatakse iga riigi kohal, aga see algtase, mis see indeks praegu on 2024, on 45,9%, sihttase 2030. aastal peaks olema 56%. Need on siis mingisuguse nii-öelda indeksi protsendid, mida on raske kommenteerida, sellepärast et tõesti ma sellest indeksist suurt midagi ei tea. Küll aga järgnevad on vägagi kõnekad. Eesti Inimõiguste Keskuse avaliku arvamuse uuring on läbi viidud ning seal oli 2023. aastal neid inimesi, kes peavad transsoolisust ehk siis soosegadust vastuvõetavaks 47% Eesti ühiskonnast. Võib juhtuda, et see on täiesti kallutatud uuring. Ma ei oska seda jällegi kommenteerida, see number tundub olevat liiga kõrge, aga vähemalt selline number siin on toodud. 2023. aastal 47%. See on nüüd see algtase, mida see dokument välja toob ja sihttasemeks pannakse 53%. 5 aasta pärast peab olema Eesti ühiskonnas 53% neid inimesi, kes niinimetatud soovahetust ja soolist segadust heaks kiidavad ja aktsepteerivad.
Tuleme teise mõõdiku juurde. Elanike osakaal, kes peavad homoseksuaalsust vastuvõetavaks. See on täpselt samamoodi Eesti Inimõiguste Keskuse avaliku arvamuse uuringu andmestik. Ning algtase on siin 23. aastast jällegi 56%. 56% peab homoseksuaalsust vastuvõetavaks Eesti ühiskonnas. Jällegi, kordan, see võib olla kuidagi mittegi niivõrd objektiivne uuring, aga sihttase, kuhu siis kogu selle nügimise propaganda riikliku tegevuse kaudu peaks olema välja jõutud aastaks 2030, on 65%. Need numbrid on teistpidi pööratud. 65% inimestest peavad tunnistama homoseksuaalsust vastuvõetavaks. Ja siis on siin veel mingisugune uuring nende LGBT inimeste osakaal, kes on viimase 12 kuu jooksul kogenud ahistamist. See on vägagi subjektiivne kriteerium, loomulikult ma hakka sinna pikalt sisse vaatama, aga igal juhul selline uuring on tehtud, siis, kus nad siis ise ütlevad, et kas need on ahistatud või mitte. Ja praegu on see algtase aastast 23, 48%, 48% ütleb, et neid on kuidagi ahistatud Eesti ühiskonnas ja sihttase 2030 peaks olema 40%. Aga need kaks keskmist nii-öelda mõõdikut siin on äärmiselt huvitavad. Kuidas inimesed ja kuidas Eesti avalikkus, kuidas Eesti kodanikud, Eesti inimesed suhtuvad eelkõige soosegadusse, niinimetatud soo muutmisesse ja kuidas nad suhtuvad homoseksualismi. Ja need peavad selle 5-aastaku plaani kohaselt paranema jutumärkides nende enda eesmärke silmas pidades. Need näidikud peavad paranema. Rohkem peab olema neid inimesi, kes võtavad vastu ja kiidavad heaks homoseksualismi. Rohkem peab olema neid inimesi, kes näevad soosegaduses täiesti aktsepteeritavat ja loomulikku valikut. Ja sellest ei tehta mingisugust saladust. Need on kvantitatiivsed mõõdikud, kvantitatiivsed näitajad, millega saab hinnata selle 5-aastaku plaani eesmärkide täitmist või mitte täitmist. Nii et palu väga, siin on see välja toodud ja kui see nüüd panna sellesse konteksti, mida sina rääkisid, et inimesed on väsinud või inimesed hakkavad ära vajuma, siis see ei ole juhuslik loomulikult. Kui me vaatame seda, milline jõud meie vastas on, milliste süstemaatilisuse, bürokraatlikkuse, kuivusega viiakse ellu seda ideoloogilist, revolutsioonilist programmi. See on igapäevane, see on üledistsiplinaarne, interdistsiplinaarne, see ulatub kõikidesse nii-öelda haridusasutustesse, koolitusasutustesse, seda tehakse meedia vahendusel, ka meie ERR-i ehk siis Rahvusringhäälingu meedia vahendusel, alles hiljuti me nägime seda, kuidas seda süstemaatiliselt, ideoloogiliselt tehti isadepäeva saates, kuidas seda on tehtud aastavahetuse programmis, tuues perverssused ja rõvedused koju, aastavahetuse programm inimestele, kes vaatavad perekonnaga televiisorit sel hetkel. Mina ei soovita üldse televiisorit loomulikult vaadata aastavahetusel, eelkõige olukorras, kus on oht, et alati võib tulla sealt midagi sellist, nagu eelmisel aastavahetuse tuli ja seda mitte mingisuguselt eraprogrammilt, vaid meie Rahvusringhäälingut, kes teostab süstemaatiliselt sedasama programmi, sellesama vaimsusega programmi, mida me siin oleme ette lugenud. Nii, ja loomulikult selle tulemus on see, et inimesed ütlevad, et kuulge, ma ei jaksa enam sellega tegeleda. Ma ei viitsi seda enam, esiteks ma ei viitsi seda vastu võtta, aga ma ei viitsi ka selle vastu enam olla. Ja see on väga suur probleem ja see ei ole juhuslik. See ongi üks moodus operandi, millega üritatakse nende inimeste vastupanu hävitada, kes võiksid vastupanu sellele programmile osutada, ning haarata uusi inimesi noorte seast selle programmi taha, kes tegelikult võiks normaalsetes oludes omada hoopis teistsugust maailmavaadet. See on taotluslik, teie väsimus, teie tülpimus, teie käega löömine, teie resignatsioon selle tohutu riikliku propaganda ees on taotluslik ja teie vastas seisab põhimõtteliselt riiklik hüdra mitme peaga.
ja sõna kõige otsesemas mõttes mitme peaga, et see programm on pandud nüüd ette kõikidele Eesti ministeeriumitele, eelkõige Siseministeeriumile, Haridusministeeriumile ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, aga kõikidele teistele samuti, Välisministeeriumile samuti. Et see on nüüd see mitme peaga hüdra, mis lihtsalt tuleb teie elutuppa, kujundab ja üritab kujundada teie laste ja teie enda maailmavaadet, ja väsimus selles olukorras on täiesti ilmne. Aga mina ka julgustaksin inimesi mitte andma sellele väsimusele järgi. Et vaatama sellele olukorrale siiski värske pilguga ja ütelda, et ei, siin on mängus minu enda lapsed. Minu lapsed käivad koolis. Minul on mängus 4 last, kelle maailmavaate pärast ma tõsiselt muretsen. Ja kavatsen välja astuda, kui nende maailmavaadet sellisel viisil, selliste programmide alusel hakatakse muutma. Nad käivad õnneks sellises toredas koolis, kus ma loodan, et midagi sellist ei ole kavas. Aga kui peaks olema, siis ma kavatsen välja astuda selle eest. Ja ma arvan, et see värske pilk, et ei, on mängus enamat kui minu, kuidas öelda, tülpimus selles küsimuses. On mängus minu enda perekonna saatus, minu enda laste saatus ja ultimatiivselt Eesti rahva ja riigi saatus. On ikkagi see, mis peaks tiivustama meid sinna, nii nagu sa seda legendaarset kuju Köstrit tõid, hinge eest hoolt kandma. Oma enda hinge eest hoolt kandma, oma laste hinge eest hoolt kandma, ka oma ligimese hinge eest ja riigi saatuse ja hinge eest hoolt kandma. Need on need olulised hetked, kus tegelikult pannakse meid proovile ja me peame olema valmis siin väga selgelt vastu astuma sellele ideoloogiale. Aga kõige viimasena võib-olla, et mis sellest dokumendist reaalselt vastu vaatab minule, kui ma seda olen lugenud ja kommenteerinud nüüd ka oma kommentaaris siin Objektiivis, siis vaatab mulle vastu siit ikkagi sellise totalitaristliku, revolutsioonilise ühiskonna süstemaatiline ülesehitamine. Selle eesmärk on minna sinna ja viia ühiskond sinna, kus mitte keegi ei küsi enam nende revolutsiooniliste ideede teostamise üle. Kus see on saanud tavapäraseks, kus inimesed on niivõrd loiuks tehtud selle revolutsioonilise propagandaga, et nad enam ei esita küsimusi. Kus lapsed on niivõrd indoktrineeritud, et nad isegi kui nad kodus saavad ühe kasvatuse, siis ühiskond kujundab neist teistsugused inimesed. See on see ühiskonna kuvand, kuhu see dokument oma sellises totaalses haardes üritab välja jõuda. Ja see totaalne haare on saavutatud juba osades riikides. See totaalne haare on saavutatud näiteks Ühendkuningriigis, kus alles hiljuti oli selline juhtum, kus üks õpetaja, kes koolis ei öelnud välja südametunnistusele ja südametunnistuse vabadusele viidates ühe niinimetatud soosegaduses või transsoolise õpilase kohta seda asesõna, mida ta tahtis ja nõudis, et temast kasutatakse. Tema nõudis, et temast kasutatakse sõna they, ehk siis nemad mitmuses. Mitte he, mida ta tegelikult oli, ehk siis tema meessoost asesõnaga. Ja see kristlasest õpetaja keeldus sellest, politsei nabis ta kinni, andis talle 500 päeva vanglat kohtu kaudu loomulikult ja väidetavalt seal kuskil 125 000. Tommy Robinsoni postitusest lugesin seda, ta ütles millegipärast eurot trahvi. Ju ta siis oli selle ümber arvestanud. Et selline on see ühiskond, kus inimesed üles tõusevad. Ja see ühiskond, kulla inimesed, on juba kõvasti palju hullem, kus oma südametunnistuse vabadust ja puhtust kaitsta. Kui te teda praegu ei tee, head õpetajad, head politseinikud, head haridustöötajad, head tööandjatele muuseas samamoodi nähakse ette koolitusi ja järelevalveprogramme, kas te olete nii-öelda tasemel LGBTQI inimeste palkamisel või mitte, ja edasi. See on väike vahemärkus, et kui te nüüd praegu sellele vastu ei astu, siis mõne aasta pärast, siis kui see 5 aastaku plaan on täidetud, on veel palju hullem.
on veel palju ohtlikum, on juba selline ühiskond siin ilmselt paika pandud, kui me laseme selle toimuda, et me reaalselt enam vastu astuda sellele ei saagi, ilma et me kaotaksime oma vabaduse või ilma, et meile määratakse väga tõsine rahatrahv selle eest, et me oleme välja öelnud selle, mida meie oma südametunnistuses peame õigeks, hüveliseks, heaks. Ja ma tahtsin ka lõpetuseks jõuda tegelikult samasse punkti, et see kõik on juba kord olnud meie lähiminevikus. Et tegelikult Nõukogude ühiskond oli täpselt samasugune. Lihtsalt nendest konkreetsetest vähemustest ei räägitud. See ei olnud marksistide, kommunistide, bolševike võitlusteema. Seal võideldi muude asjade nimel ja saavutamise pärast, aga kogu see struktuur, mida see ühiskond endast kujutas, mida siis üritati ja mismoodi üritati ellu viia, et tegelikult see kõik on juba kord olnud. Ja nüüd minu küsimus on, et kas me tahame siis seda tagasi? Me ei taha ju seda tagasi. Võib-olla ainuke julgustav mälestus sellest ajast, Nõukogude ajast on see minu elus, kes ma ju siiski nii väga pikalt ei elanud, ütleme natuke üle 20 aasta Nõukogude ühiskonnas, ja julgustav on see, kui kiiresti see kõik korraga kokku varises. Kuidas kõik need inimesed, kes olid aastaid ja aastaid rääkinud, ka kooliõpetajad, koolijuhid, teadlased, rääkimates komparteitegelastest endist, kes olid koosolekust koosolekusse, esinemisse rääkinud, kõiki neid loosungeid, kõiki neid kompartei poolt ette antud jutupunkte ja kuidas see kõik ühel hetkel ühiskonna poolt ära tunnetatuna osutus valeks ja varises. Nii et tegelikult sellised valedele ja ideoloogilistele konstruktsioonidele rajatud sellised totalitaarsed süsteemid ei ole tegelikult ka kuigi jätkusuutlikud. Et nad omaenda valede raskusel varisevad kokku ja Eestis praegu ma usun, et on mingisugusest inertsist olemasolev võim kasutades ära siis, ütleme need liberaalsed parteid, kes seal võimul on, või pseudoliberaalsed parteid kasutavad ära seda võimuhetke, mis neil veel on ja nad saavad selliste tegevuskavade ja plaanidega välja tulla. Aga taustsüsteem nii Euroopas kui laiemalt võib muutuda. Tegelikult juba ongi muutunud. Ameerika Ühendriikides on pööre toimunud ja need lained jõuavad paratamatult ükskord siia Ida-Euroopasse ja Eestisse välja ja me näeme kogu selle valede süsteemi kokkuvarisemist. Mistõttu minu soovitus on lisaks sellele, et sellele vastu hakata, et julgustada inimesi mitte sellega kaasa minema, teine soovitus on säilitada lootust, et tegelikult sellised süsteemid ei jää kauaks. Et nad ikkagi varisevad varem või hiljem kokku. Ja see tegelikult peaks andma ka meile siin indu võitlemiseks, kuigi see on juba palju kordi läbitud teekond, aga ikka jälle tuleb hommikul välja minna ja uuesti päev alustada. Nii on, Veiko, tõepoolest, ja nii on, head raadiokuulajad, meie saateaeg hakkab läbi saama. Veiko, ma tänan sind nende mõtete ja selle hea diskussiooni eest ja kõike head. Aitäh kutsumast, kõike head. Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade. Mikrofonide juures olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja järgmisel nädalal jälle. Kõike head. Objektiivi raadio.